meie ostsime endale CF Moto 520L, millega tegu on, räägin kohe täpsemalt. Ehk siis tegu on 500 kuupsentimeetrise mootorimahuga ATV-ga, millel on 4x4 vedu. Ja lisaks panime siia peale veel varustust. Varustuses on meil kätepidemisvahendus, mille saab siis lülitada siit sisse. Lapsti. Praegu ta on väljas, mu süüde väljas. Siis me panime tuulekaitsmed, et sõrmed ei peaks külmetama. Panime lisatöötuled, need on küll pisikesed. Alguses arvasin, et need ei näita, aga tegelikult pimedas näitab need päris hästi. Lisaks on rauad ees, vints. Ja peale vintsi ja nende ilusate asjade on meil veel see kohver siin. Ja lisaks on ka käru. Nii et vaatame siis, mis luksused siin veel antud masinal on ja räägime täpsemalt. Nii. Siin on meil nelikveole lülitussüsteem. Siin on pidur, siin on jalgpidur, nagu tööriided seljas. Siit käib tagumine tuli. Ei, esimene käib siit, jah. Siit käib tagumine. Masinal on automaatkast ja sõidumugavus on väga hea. Bensupaak on 15 liitrit, sellest on küll ja veel. Ja lisaks on digitaalne näidikupaneel. Ops. Nii, mida see paneel me näitab? See näitab pöördeid, töötunde. Vaatame. Pöördeid, töötunde, akulaetust. Ei tea, mis see veel on. 5 korda on kasutatud seda silda. Ja distants. Ja siin kõrval näitab siis mootori temperatuuri. Vintsilülitusnupp on meil siin. Siin on suretusnupp, ohutuled, suunatuled, starter. Aga masinal on üks trikk. Purjus peaga sellega sõita ei soovitata, aga lollide jaoks on üks nipp, kuidas käima käib. Kõigepealt võetad alla jalgpiduri, hops, tõmbad käigukangi neutraali peale, hoiad pidurit all ja töötab. Istme all on muidugi andur, kui ma praegu püsti tõusen, siis hakkab karjuma. See on sellepärast, et ei unustaks pidurit peale panna, pidurit maha või mingisuguseid muid asju. See masin hakkaks teil paratamatult kuskile poole liikuma. Aga muud ei olegi. Oleme, ma ei tea, mina olen rahul, Helena pole veel näinud. Helena näeb alles homme seda. Tegelikult siin on ka veel midagi. Siin on meil USB auk, saab telefoni laadida. Ja siin on sigareti süütaja. Ehk siis need kaks asja. Üks suur pluss on veel, millest ma ei rääkinud. Kuidas saab teha vargakindlaks selle asja? Selle asja saab teha vargakindlaks vaat niimoodi. Kui teil on pandud sisse parking. Ops. Keerate. Siit seest läheb üks väike tihtikene, võib-olla kaameras on näha. Võtate võtme välja. Ja kuskile see käigukang enam ei liigu. Ehk siis see on see vargalukk nii-öelda. Ja kui sul seda võtit pole, siis sa seda lahti ei saa. Võt, siukene süsteem. Mul tuli sõber ka siia. Ja sõber on meil üle 10 aasta vana juba. Noh, tule ütle ka kaamerasse tere. Joo, pisikene, oled pisikene. Tegelikult pole ta nii pisike midagi, ta saab 1,5 kilo liha ühe õhtu jooksul. Tuli vaatama, mis ma teen siin, tulin kodunt ära. Aga jah, ega muud ei olegi. Selline ta on, siin on esipiduri oli ja tagumine on ka kuskil. Siin katte all, siin on radiaator, siit saab tasooli vaadata ja tasooli näeb muidugi tegelikult esiratta paremast esiratta juurest ka.
oli vist siit ja siin all on üks aken, kus peab täpselt 2 triibu vahel olema. Et siit näeb ühesõnaga kõik asjad. Ja no, mis on? Ühesõnaga muud polegi, selline masin on ja taga on kärutulede pistik ja lisaks ma ei näidanud, siin taga on ka tegelikult panipaik ja üks teine panipaik on istme all ja kohvris on meil ka muidugi panipaik, siis mul on siin mootorsaak sees, saekott, kaameravarustus, mida iganes muud asju veel saad siia panna. Kuskil nurgas peaks isegi kohvitermos olema, oli vähemalt või oli siis kärus, aga käru kohta nii palju. Kandevõime 350 kilo. Need on siia peale kõrgenduseks ise tehtud. Käru on kallutav, portad käivad ära. Sobib täpselt ATV ja UTV kasutusse. Jookseb täpselt jäljes. Aga midagi, hakkan toimetama. Ja selline see Sevingu video sai. Nii et ATV-st oleme rääkinud, kärust rääkinud. Voila, siuke nad on. Sellega hakkame siis igasugu asju tegema siin, mis Sevingul vaja on, kas materjali tuua või siis mingisuguseid muid asju. Enamus ajast hakkab esinema meie retked looduses, nii et tulge kindlasti ka seda kanalit jälgima. Seal on matka, kalapüüki, metsategu, mida iganes asju veel. Proovime välismaa sõjaväepakke ja igast huvitavaid asju.
aitäh, Mihha, käru on väga super. Terve kuradi puu mahtus ilusti peale. Arvasime alguses, et väike on, aga täpselt paras. Aga nüüd sõidame koju ära. Elusalt tervelt tagasi.
ajame koorma maha ja siis tuleb ka video lõpp, sellepärast et igat puud ei hakka filmima, kuidas ma seda koju toon ja kuidas ma seda saen, muidu läheb teid igavaks. Saite vähemalt aimu, millega tegu on. Nii, aga ajame koorma maha ja hakkame edasi. Hulga puid pisikese käruga, tegelikult oleks ladunud, oleks veel rohkem läinud. Aga igatahes täname Mehkat kindlasti suur aitäh teile selle ägeda masina ja lisavarustuse eest. Esimene kord, kui me sellega tööd teeme, me oleme väga rahul. Tähendab, mina olen, Helena pole veel proovinud, aga Helena kindlasti proovib ka kunagi. Et suur aitäh teile. Oleme väga õnnelikud. Helena veel pole küll proovinud, kindlasti ta tuleb, saab sõita, proovida, katsetada. Ja töömasinaks on see ATV, nagu oleks pidanud aastaid, 3 aastat tagasi oleks pidanud ostma. Aga muud polegi. Lõpetan siit kohe video ära ja kaua ma ikka mulisen. Nii et täname Mehkat ja varsti kohtumiseni.